Räägime kohandatud väljatrükist ehk action reportsist ja etikettide kujundamisest ning trükkimisest. Etikette saab trükkida muidugi ka ostudokumendilt näiteks, aga kõige levinum võib-olla on, et võetakse ette ikkagi tootekataloog, märgitakse need tooteread ära, mida soovitakse välja trükkida ja valitakse siit ka trükietiketid. Valiku all kuvatakse kõiki erinevaid malle, kaasa arvatud muideks ka siis erinevate müügidokumentide, ostutellimuste ja muud mallid. Ning on ka tehtud terve rida siis valmis malle. Neid võib valida, võib proovida loomulikult valides vastava välja, no näiteks sellise ja laadi alla PDF kohe. Näiteks antud juhul tuleb selline etikett, et selline etikett on kujundatud. Kui aga sellist etiketti on raske leida, siis ilmselt tuleks luua uus ja võtta siit redigeeri malli. Kõige esimeseks ülesandeks tuleks vastavalt määrata paber. Ja paberi jaoks on siin selline page setup nupp. Klikkides sellel saab siis öelda, et kas tegemist on A4-le trükitavate etikettidega või siis rullis. Teeme nad mõlemad läbi, aga kõigepealt siis rullis. Ehk ma valin siit siis label printeri, annan siia etiketi mõõdud ja ma võin ka anda, et kui palju äärest peaks ta siis trükkima. No ütleme, et ta on 0 praegu. Ja võtangi apply, et ta jätab siia siis 7 korda 3 mõõdu. Sellele üksikule etiketile teen siis kujunduse, lohistades siit vastavaid välju. Et kõigepealt võib olla siis selline nii-öelda tekstiväli, mida ma siia valisin. Võttes siit insert data field saan siis erinevaid väärtusi sinna määrata. Näiteks ma saan seal öelda, et vali tavaline tootekood, ütlen insert data field ja see 103 siia tekib. Ta näitab siia esimese valitud toote, aga ma saan seda siis endale sobivaks kujundada, sobivaks suuruseks. Kui mul on lühikesed koodid, siis ma ei pea ju kogu etiketi ruumi selleks kujundama või kasutama. Võimalik, et ma tahan siia saada ka toote nime. Võimalik, et see on jällegi vaja pikemat vastavat lohistan. Ja kui ta on märgitud topeltklikiga ja insert data field, siis saan siia valida ka toote nime. Näiteks Viru Valge 0,5 liitrit. Ja insert data field, jällegi, kas ma teen ta väiksemaks. Võimalik, et ma kasutan mõnda teist fonti, näiteks 14, võib-olla rasvaselt, võib-olla kaldu, et erinevate kujudega. Võib-olla ma tahan, et see kood algab näiteks hoopis tükis paremast servast. Võib-olla ma tahan seda keskele. Selle paremasse serve paneme selle keskele näiteks. Ja võimalik, et ma tahan sinna saada ka EAN koodi. Võtan siit paar koodi ja lohistan antud etiketile. Teen ta ilmselt natukene laiemaks.
et oleks paremini loetav, võib-olla ka mitte väga äärde. Ja kindlasti tuleb ka öelda, et mis triip see on, et millele ta vastab. Insert data fieldi alt valin, et tegemist on siis EAN-iga. Insert data field. Vaikimisi kuvab ta ka teksti, et kui ma võtan siit ära, siis ta näitab ainult neid numbreid. Praegu näitab ka seda koodinumbrit. Iseenesest see C39 võib olla, aga kui näiteks skänner loeb seda halvasti, siis võib ka valida erinevat EAN-i liiki väljatrüki mõttes, siis erineva stiili nii-öelda või tüüpi. Näiteks ka EAN 13 sobib suurepäraselt. Võimalik, et ma tahan siia saada veel ka hinda. Võib-olla hind peaks olema hästi rasvaselt, et panen ta suuremaks ja rasvaseks näiteks ja millist hinda, et ka seda võib siis määrata, et kas ta on netohind või brutohind koos valuutaga või ilma, et nii, kuidas ma siis just täpselt määran ja jällegi kuhu ta läheb siis. Ja võib-olla läheb veel suuremaltki. Ja tihtipeale tahetakse ka võrdlushinda, aga sellisel juhul peaks valima siit välja aga selleks on siis original price per standard unit with suffix. Aga praegu jääb ta tühjaks. Ma kohe näitan, miks pärast ja kuidas ma selle täita saaksin. Ja ilmselt ma peaksin sellele kas nime andma, et kuna ma tegin tühja, siis ma võin siia öelda kohe näiteks 7x3 sellise nimega ja ütlen rename. Siit samast alt võin ma kohe võtta fail ja download PDF ja vaadata ka ilma salvestamata tegelikult, et kuidas ta siis välja näeb, praegu selline, aga siis seda võrdlushinda muidugi ei tulnud. Ma panen korraks selle etiketi täiesti kinni, panen ka selle trükkimise koha kinni, võtan lahti toote ja ma peaksin nüüd andma selle mahu milliliitrites ehk tegemist on siis 50 milliliitriga. Ilmselt ma peaksin teisele tootele samamoodi määrama. Maht 50 milliliitrit ja salvestan. Lähen tagasi, jätan need read märgituks, võtan trükietiketid, teen nüüd mallilahtris värskenda nimekirja ja otsin siit kõige viimasel positsioonid selle uue etiketi. Ma võin tegelikult öelda ka, et trüki näiteks laos olev kogus ja laadin alla PDF-i. Ja programm on valmis tegema etiketi ja siin on nüüd ka ilusti võrdlushind ehk 1 liitri hind antud juhul. Ja printimiseks siis prindinupp või Ctrl+B, et vastavalt kuidas millise brauseriga siis seda juba välja trükitakse. Et nii saab tooteid siis, kas tooteid markeerida või siis riiulisilte teha. Aga teeme nüüd ka A4 variandi, et lähme uuesti looma uut. Ma ei vali laos olevat kogust, vaid kindlat arvu esialgu redigeeri malli. Ja uue malli korral jällegi võtan selle paberi ning jätangi nüüd A4. Aga siia siis valin juba
custom. ja 7x3 kordan seda, mis tähendab, et ta teeb sellised etiketid ja nüüd ta jättis siia ka ümber raami. Ehk vastavalt praegu on näha, et siia laiusesse praegu rohkem etikette ei mahu, aga see võib muidugi sobida, kui meil ongi A4 kleepsupaber sellise paigutusega. Aga ma võtaks praegu uuesti selle lahti. Võimalik, et tal ei olegi ühtegi raami ümber, ehk ma võtaks selle siit tühjaks ja apply. No näete, nüüd on ainult siin üleval, et nende vahel endil ei ole. Et see algab kohe äärest, aga ta võib alata ka kohe päris äärest, et ma eemaldan ka ülevalt riba ja või margini ja ka vasakult margini. Ja nüüd ta muidugi jaguneb väga hästi terve lehe ulatuses, et pikkuses mitte, aga laiuses, kuna laius on 21, siis ta väga hästi jaguneb. Ja täpselt samamoodi lähen siis kujundama seda etiketti ja nende andmetega, mida ma siis sinna soovin näidata. Näiteks nimi ja võib-olla ka siis hind. Selle hinna sinna kõrvale kohe näiteks. Ja ta on siis meil original price praegu ja paneme vöötkoodi ka. Alati sõltub see sellest nüansist siis, mida selle etiketiga tehakse, et kas ta läheb tootele peale, läheb ta riiulisse. Ja kui ma nüüd teen file download PDF, siis vastavalt on mul praegu siis kummalgi tootel eraldi etikett. Aga kui ma siit valin jällegi laos oleva koguse ja redigeeri või võta lahti, siis ta muidugi trükiks terve selle lehekülje, aga praegu ma sain sellest mallist lahti, kuna ma seda ei salvestanud. Et taoliselt toimub siis nii-öelda toote etikettide kujundamine.